Ja nüüd midagi neile, kes tahavad teada, kuidas on õige käituda. Perekond Pauksonid hoiatavad, et selle aasta jooksul tuleb ära maksta kõik vanad võlad. Loomulikult ei tohiks ka uusi võlgu võtta. Perekond Pauksonid, kes on astroloogiaga tegelenud pea 20 aastat, hoiatavad inimesi laenu võtmise eest ning mitte ainult. Kiiremas korras peaks maksma ära ka kõik jooksvad võlad, sest novembri alguseni kestev periood on ses osas ülimalt ohtlik. Tahaksin väga südamele panna, et kõik inimesed, ükskõik mis tehingud nemad teevad, nad peaksid kõik dokumendid hoolega üle kontrollima. Tänagi pööravad Pauksonid suurt tähelepanu just rahaasjadele ning hoiatavad, et võlgade tasumata jätmine või uute pealevõtmine võib lõppeda väga ootamatult. 20 või 30 aasta jooksul, mis me tegelenud oleme, vaatan, et see on tõesti vist ainus asi, mis mitte üks inimene ei puuduta. Mingi väike segadus ikka. Mida rohkem kelleltki jää niimoodi tuttavatelt laenad ja sõpradelt, seda vähemaks sul sõpru jääb. Oktoobri keskelt kuni novembri alguseni kestev periood, mil Merkuur liigub näiliselt vastupidi, mõjub kõikjal segadust tekitavalt. Kuidas siis inimesed oma võlgade maksmisega hakkama peaksid saama? Osamaksed peaks saama ära makstud. Näpistagu kas või jõulukinkide arvelt, ma ütleksin. Sest jõulukinkide osas ka võib-olla mõni läheb liiale. Tuleb näpistada. Mõni naine võib oma kuldssõrmuse näiteks maha müüa. Perekond Pauksonite hinnangul tuleks selle aasta jooksul kõik oma vanad ära maksta. Ja samuti 2. novembrini ei tohiks mitte ühtegi uut võlga peale võtta. Kui astroloogide paari peamine sõnum aasta lõpuks on väga hoiatav, siis tänane tähtede seis lubab aga meeldivamaid vibratsioone. Perenaised kõik täna küpsetama ja meeste rahvastele rõõmu tegema. Miks ka mitte peremehed? Ma ei tea, see rohkem on nii, et pean mehi võrgutada täna.